selles suures eluprojektide hädas nüüd jõudsin järjekordse projektini, mis on see, et ma kirjutasin raamatu oma India reisidest ja oma viimasest India seiklusest Tšau, kus oli kõvasti koeri ja selleks, et see oleks üks imelik monoloog, ma kutsusin Heldit siia, et küsiks mu käest küsimusi, et ma pidid kiirkorras mu raamatut läbi lugema. Ütles, et vahepeal oleks kordama ennast, et muidu oli normaalne. Jaa, ma olen see inimene, kellel on tähelepanu häired. See oleks nagu hull challenge, ma nutsin ja lugesin 2 päeva. Aga lugesin läbi ja valmistasin ette küsimused. Mina olen Hendrik, sõpradele tuntud kui Helgi. Ja ma küsin kõigepealt, et kas on keegi, kes peale minu ja Anne on selle raamatuga jõudnud läbi lugeda? Indrek on natuke lugenud. Indrek on natuke lugenud, jah. Üks peategelastest Anne Vetiku ajaloolisest põnevusromaanis. Minu koha, päike, penid ja pinjakolada. Rääksime Helgiga praegu juua pinjakoladat, et seda rummi on paaris, need võitsivad prosekut lihtsalt. Aga räägi siis meile natuke endast, Anne, et kes sa oled, kust sa tuled? Vau, ega siin oli endast keegi ei tea seda. No pool publikust ei tea. Okei. No nii, ma olen Anne, ma tulen Lasnamäe, ma olen õppinud kunstiteadust, mul on vanemad, mul on õde. Meil oli kunagi koer, Larri, üldse nagu, kuna koered moodustavad suure osa sellest raamatust, siis nagu ma ei tea, ma kunagi hästi ammu tahtsin saada koera endale ja siis rääkisin sellest oma vanematega, et seda koera mulle ei kinki, et nad teeksid mulle koera raamatu, kus olid kõik koerad tõugud, mis ma pähe õppisin. Aga ütleme nii, et ma sain nagu sama paljude koertega, kes on neid tõugusid, oli Hengile indialiselt nagu, et see profissi kuidagi läks täide. Minu jaoks oli üllatus, et sa tegelikult oled kohas käinud kokku 6 korda. Jah, 5 või 6, minust me ühel korral, kui me oleme Indias sinna ei läinud. Et see on olnud alati selline, India on ikkagi nagu, et see ütleme nii, et see on üks mu lemmikkohtasid maailmas, aga see ei ole koht kõigi jaoks. Et seal ikkagi on veits nagu väljakutse hakkama saada. Aga Goa on siis selline rahulik selline safe space seal Indias, et seal on hea reisi lõpus minna selleks, et löögastada veits analüüsida, mis siis kõik toimunud on ja see on ka selline hea entry level sissepääs Indiasse, siis kui sa lähed sinna esimest korda, et seal ikkagi on volüüm põhjas ja kogemusi hästi palju, aga kui teid röövita näiteks suure tõosusega ja nagu kuidagi easy on kõik. Siit proovite röövida? Proovite röövida, jah. Kas iga kord või? Ainult üks kord. Siis esimene kord on hästi noor. See oli see inimröövi lugu? See oli see inimröövi lugu. Jah, okei. Selge. Raamat on müügil täna soodusin ega? See rööd oli täielik luuser, ta ei saanud üldse hakkama, nagu see suhteliselt ta oli ikkagi päris alanud. See oli väga pinev. Aga kuna jah, et sa oled 6 korda käinud ja tegelikult see raamat on selline mõnus lapitekk kõikidest nendest kordadest Indias ja kohas, siis ma küsiksin su käest, et kui pikalt sa tegelikult seda raamatut kirjutanud on? Väga pikalt, sest ega minulgi ei ole väga hästi selle tähelepanu asjaga. Ma kirjutasin seda kokku tegelikult 22 aastat. Nii-öelda käisin, aga ütlesin kõikidele, ma kirjutan raamatut. Ma ei kirjutanud mingit raamatut, ma nüüd rääkisin sellest. Rääkisin kirjutama, siis kui ma sain aru, et see tähtaeg on see mingi käes ja siis mul tekkis kerge paanika. Et siis kõik on hästi, lõpuus. Siis ma hakkasin kirjutama eelmisel kevadel niimoodi, et läksin linnast ära, nagu kõik need päris kirjanikud teevad, vaata, lähevad kuhugi nagu see nagu Puškin läks kuhugi mingisse loosse ja kõik need lähevad kuhugi kirjutamiseks, mõtlesin, jah, ma lähen ka. Anne läks Muhu saarele? Muhu saarele läks, väga romantiline. Ja siis hängisin seal koos Piibuga ja tore koht oli. Ja siis ma tegin seal esimesed poole raamatust, mis oli selline hea nagu no, ütleme, sain endale tõestada, et ma suudan kirjutada rohkem kui see tavapärane formaat, mis ma kirjutan ja siis sealt hakkas nagu lihtsamalt minema. Mis sul see tavapärane? Et see on esimene pikem raamat, eks ole? Jah, esimene mitte pikk raamat oli raamat, mis me tegime Helenega, küsimuste raamat, mis on hästi tore. Raamat oli tegelikult normaalne. See on välja müüdud. Aga ma siis hüppan raamatusse sisse, et suur osa sellest loost leiab aset siis koeratemplis. Et seleta, et mis on koeratempel ja kuidas sa sinna jõudsid?
siis kui ma ise nagu seal Workaway portaalis nägin seda nime koeratempel, noh mul oli niimoodi, et mul oli elus popp ees, ma tahtsin nagu ära minna Tallinnast, mõtlesin, et lähen Indiasse. see hästi toredalt kirjeldad seda kärbse süldis olemise tunnet. ja Indrekule ka see süldi osa meeldis, et siis kui loete, siis süldi osa on kõva. Kaks inimesed kiidavad. Et ühesõnaga vaatan seal Workaway portaalis ringi ja kiri nagu koeratempel ja siis nagu noh, midagi mulle. Siis ma kohe kujutasin ette, et see on mingi tempel ja seal on koerad ja nagu niimoodi kõik on hästi pühalik, aga tuli välja, et hoopis on mingi 3 suurt surmaiset sakslast, kes kuidagi jätsid nagu puhasse kinni ja neil meeldisid koerad ja reetisid vist mingi maatüki ja siis hängivad seal 60 koeraga. See ka ei tundunud üldse halb variant ja siis rääkisin siis selle ühe sakslasega, kes siis seal oli, Misha, üks raamatu sellised põhitegelasi, väga kentsakas see oli. Hea südamlik inimene, aga väga kentsakas, jällegi vist lugege raamatust, miks ta kentsakas on. Mis su roll seal täpsemalt oli? Mu roll oli selline, et ma läksin iga päev kell 8, panin selge hästi räpase kleidi, läksin nagu toitma koeri. Koerad tahtsid hammustada ja kakelda, sest see nagu sööb oli hästi nagu tähtis neile, siis nagu on väiksed plastmasskausid, mis nagu viskad hästi kiiresti koerad ette ja siis vaatad, et nagu koerad ei kakleks omavahel. Ja siis päeval nagu vaatad üks korra puuke nende pealt ja siis nad tegelevad igast mingit sellist, võib-olla mingi kellegi teise sõnadete asjadega. Aga ma ei tea, minu jaoks oli kuidagi nagu täpselt see, et kui sa muidu elad siin Tallinnas ja teed mingit seminarualased kontoritööd või baaritööd või mis iganes. Et see on nagu selline enda nagu proovil panek. Ja siis jah, ühesõnaga ma olen niisugune koerakadi. Ja lõpuks sa siis, ma sain aru, liikusid seal karjääriredelil veits edasi ja hakkasid müüma neid koeri põhimõtteliselt. Ja minu arust see järgmisena see minu arust koera ärikas, et nagu ikkagi iga varjupaiga idee on see, ja see on justkui varjupaik. Et idee on see, et kutsikaid võiks ära anda, aga mul oli selline probleem, et need sakslased nad nagu kind of nagu tahtsid neid koeri ära anda, aga ei tahtnud ka. Et iga kord, kui mul oli nagu selline ettepanek, et kuulge, et homme vist ei ole väga palav, et lähme teeme seda adoption campi nagu tee ääres, et sellised selle koertega jagab neid laiali, onju. Siis oli alati nii, et Misha hakkas alati, et kurat, mul on tunne, et koerad on natuke haiged. Ja mul endal ka pea valutab. Ei, homme ei ole hea päev. Ja ta ütleb, see hästi aeglane ja minul on hästi kiire, nii et see meie suhtlus oli alati nii, et nagu mõlemal oli, tema pidi nagu kõvasti kiiremaks muutuma, kõvasti aeglasemaks. Siis jah, ikkagi mõned korrad õnnestus seda teha ja mõned korrad leidsid endale kodu. Kuigi ma ei olnud kindel, et Misha pärast minu lahkumist ei läinud kiiresti ja ei võtnud ära neid koeri. Aga teil oli jumala hea elu seal, et selles mõttes on hästi. Jaa, et kui keegi mõtleb, et kuidas müüa Indias kodutut koera, mis oleks olnud mu järgmine küsimus, siis saate lugeda. Aga kas sul oli seal mõni lemmikkoer ka selles templis? Ja selle koera nimi oli Siga. Alguses ta nimi oli Crispy, aga siis kui ma tulin sinna kohale, ma sain aru, et ükski koer oma nime ei tunne, siis ma oma lemmikkoertele panin nimesid. See koer neil oli täpselt nagu Siga, ta oli niisugune naljakas, roosa ja niisugune naljakas hea ninaga. Ja siis ta oli mu lemmikkoer. Ta oli väga tore. Ta kaevas tunneli minu kurtsikusse ja ronis kogu aeg minu voodisse magama. Ja ta oli niisugune hästi huvitav ja tark koer. Ja ma isegi kaalusin, et tooks teda Eestisse, aga siis ma mõtlesin, et koer oleks päris pist mu peale, et kui mingi Ramla eluasemel satuks mingi veebruarikuus Tallinna trammiga sõitma. See meie lahdus oleks nii, ei ma lähen lennuki seal, ma sain Euroopasse ja siis oleks mingi, mida sa tegid, tagasi osta mulle lennu pidanud. Mis koer sa ise oleksid? Mis koer sa ise oleksid? Mis koer ma ise oleksid? Kas oli seal mõni koer, kes sa ise oleksid? Puudel. Sa oleks puudel? See väiksem puudel. Proua neid küsimusi ei ole. Tegelikult mind huvitas tegelikult see ka, et sa raamatus räägid hästi palju muutustest, mida India ja Goa on läbi teinud nende aastate jooksul. Ja siis ma mõtlesin, et kui palju sinu jaoks India on muutunud. Ma ei teadnud täpselt, mis see ajaraamistik on, et kui sa oled seal käinud, aga... Ütleme nii, et kui ma käisin esimesel korral, siis nagu mobiiltelefoni ikkagi vaadati niimoodi, mobiiltelefon, vaat mis need valged teevad sul. Ja siis praegu kõikidel on mobiiltelefonid ja jah, ütleme, et see meedia selline üldine ligipääsetavus on muutnud osades osariikides, ma ütleks, et Goas nagu suhtumist turistidesse, see on muutunud terves maailmas, et kohalikele kohale tulevad niisugused nende mõistes rikkad köllid nagu tarbima
tarbib nende riiki. Aga jah, et mis ei ole õnneks muutunud, et see mingi India hullumeelsus ei ole kuhugi kadunud. Aga on see hullumeelsus, et kuidas see sind on muutnud või et kui palju sa tänu Indiale ise oled kasvanud? No ikka normaalselt. Kui vana sa olid, kui sa esimest korda läksid? 24 või? Midagi sellist, aga ma olen 23-24, midagi sellist jah. Ja see kindlasti muutus mind, no suhteliselt see üleüldse reisimine, eriti teistsugustesse kultuuridesse reisimine, et ta vaatab nii palju su maailmapilti, et sa näiteks saad aru, et meie planeedil tõesti ei lähe siin hästi. Et meie siin Euroopas kuidagi oskame seda prügi hästi suurt ära peita, aga Aasias nagu ei osata ja siis sa näed seda plastikuputust hästi reaalselt nagu niimoodi katsutavalt, et sul ongi see paradiisi randa ja on kilekott viibib mööda ja mitte üks kilekott. Ja siis ma arvan, et nagu see Indias reisimine, et sul on võtnud maha näiteks kindlasti igasuguseid hirme ja ärevusi, et sul jõuab kohale, et sa saad just kõigega hakkama nagu, et kuidagi elu on muutunud tänu sellele lihtsamaks, ma ütleks. Kui sa saad Indias hakkama, siis saad iga kuu hakkama? Jah. You can make it there, you can make it everywhere. Aga nagu, jaa, ei, selles mõttes, et kui sa esimest korda, või sa mainisid seda praegu ka, et see valge inimene Indias probleem, et ma just mõtlesin, et kellele nagu on vaja seda järjekordset valge inimese reisilähetut. Ma pole vähimalt käimu, aga ma sain monomeeri ja mõnda meest teha. Aga lihtsalt ma ütleks su enda kaitseks, et see veits oli nagu selline vastupürk sellele sööpalveta, armasta nagu mõttelist. Oo jah, aga süüa Indias on väga hea, kui sa veel koos. Mis on su lemmiktoit India toitudes? No ma olen selline basic bitch chicken tikka, nagu hästi tehtud chicken tikka. Ja üldse India toidu puhul ma vist meeldib tegelikult suht kõik nagu, et Indias väga palju ei sööda mingid rõlgusid, mingid ajusid ja selliseid asju nagu, nii et kõik on hea, kõik läheb lausid. Sa leidsid sealt kohast ühe hästi huvitav koha nimelt Toiduplaneet, kus oli Nuubagadi kleebis oli. Ja Goas on hästi palju venelasi, et venelastel üldse meeldib Indias kuidagi sarnase vaibiga riigid on. Ja siis mul jah, oli kohe selle koeratempli kõrval oli siuke koht nagu Toiduplaneet, et kõik oli seal naabrus. Ja Toiduplaneedi kontseptsioon oli see, et pakuti igasugust erinevat toitu. Seda pidas üks vene tšikk naiste, kellega saime sõprad, et seal sai sellist väga huvitavaid nagu stiilis olivier, salat, karriga, et mingid sellised nagu huvitav menüü oli seal, aga lõpuks ma harjusin. Mida koerad sõid? Koerad sõid riisiplausti, sest Misha vaatamata oma suurele armastusele koerte vastu, et nagu näiteks soovitasin talle, et kuule, äkki sa loeks mõne koera raamatu läbi, et kui sa seda varjupaika pead, siis sa nagu tead midagi koertest, et see idee oli talle nagu tõesti pöörane ja ta keeldus seda üldse tegemast, sest tema teab, kuidas asjad käivad. Aga jah, et lõpuks õnnestus sellise revolutsiooni ära teha, et riisiplausti sisse hakati lisama koerakrõbinaid ja koerad olid väga rahul. Sellele aitas kaasa tegelikult üks minu meelest huvitavamatest tegelastest, kes oli siis Neeru, et neil oli justkui mingisugune draama seal selle Mishaga. Jaa. Et kas see oli nagu üks armastuslugu Mira ja siis Neeru ja Misha vahel või? Okei, seal on Priidu, kes tõi ja sorry, ma korra katkestan, Neerust räägime kohe. Aga kui Priiduga käisime esimesel korral Indias, siis seal oli mingi Goa rannas Palolein, mis pesitsesime, väga tore oli. Ja seal oli üks ülinaljakas vanamees, kes käis rannas asju müümas ja tal oli 2 spetsialiteeti. Üks oli pineapple ja teine oli coconut. Ta käis mööda randa ja laulis pineapple, coconut, nagu ainult 2 asju müüs. Ja, pakkus, et oled naeratas hästi lugus vanamees. Riik paneb lihtsalt terveid kuulile. Fookus niimoodi. Aga jah, tulles tagasi koeratempli juurde, su küsimuse juurde, Neeru oli väga huvitav tegelane, et ta oli reaalselt kunagi olnud Osho, teate, kes on see suur guru / sektiraja, oli tema siis nagu seal India harus üks tema nagu põhikäsilasi. Ja mingi hetk siis nagu läks ära sealt ja hakkas tegema sellist oma nagu praksist, et ta juures käisid mingid inimesed, kellele ta siis nagu midagi ta seal nendega tegi, et tal on internetis hästi palju review'sid ka, et kui fantastiline ravitseja ja mis iganes ta on. Ta oli hästi lahe mõtt, väga armastas koeri. Misha, ta põhimõtteliselt lihtsalt kuidagi rääkis ära, et joo, mul on siin koerte varjupaik, sinu teekond on nüüd see, et sa pead minu koeri valvama siin. Siis kui Neeru ise läks suveks Saksamaal ära, siis Misha pidi passima seal koertega. Ja siis jah, ta oli väga lahe inimene, et neil oli jah selline veits nagu naljakas ema ja poja suhe, et Neeru kogu aeg lõi siis Mishaga.
siis Misha oli vädine, aga kuulas sõna. Neil vist oli ka sakslane, eks ole? Ja. Üks asi, see autofiktsiooni probleem, et kui sa kirjutad oma elust, on see, et kui palju sa paned seda päriselu sisse ja kui palju sa juurde luuletad. Kui palju sina juurde Inimesed, kes mind teavad, selle luuletamisega on hästi. Aga selle raamatu puhul on seal pigem kõik on ikka, ma üritasin kontrollida jah seda, et ma ei luuletaks liiga palju, et niimoodi keskmiselt. No nii, aga minu jaoks oli raamatus üks selline, see päris elu ja luuled, et seal oli nagu üks selline kavalalt peidetud armastuslugu. Austus, ma ei tea, millest sa räägid. Ja võib-olla sa ei teinud seda teadlikult, aga minu meelest see nagu räägitakse kuidagi, see on räägitud läbi selle, mida sa tegelikult ei öelnud. Et see oli minu jaoks nagu hästi huvitav. Ma ei teadnud, kui teadlikult või tahtlikult sa seda tegid, aga see oli minu jaoks väga armas ja see lõpus kuidagi jõudis kohale. See on jah Piibu, tema on ka raamatus olemas. Tema on ka raamatus, aga te ei saa midagi aru ja viimasel ajal on hakanud pahasti keetma juba. Aga tead, Tšau, Sili. Nii et ma küsin võib-olla siis juurde, et kas on veel mõni lugu, mis raamatusse ei jõudnud või ei sobinud või mahtunud? No jaa, siis kui ma seda valmis sain, siis mul muidugi oli kohe nii, et fuck, mul tuli nii palju neid asju meelde. Üks, millest ma ei kirjutanud, vaata, et üks läbivaid tegelasi on Sub Hansu. Tüüp, kellega ma sain tuttavaks, ega ta veel mõned inimesed, kes sinna tunnevad, üldse mitte Indias, vaid ma sain tulla tuttavaks PÖFFil. Et siinkohal ma soovitan tekkidel minna PÖFFile külalisosakonda vabatahtlikuks, et see on parim viis saada selgrus enda ellu, kui sul johtub külalistega. Ja siis jah, Suutsi on minu külaline, aga kuidagi Slackeri kaudu sain tuttavaks, teendas mind pilte ja kuidagi kohe vaibis nagu, ta on hästi võlus tüüp, nagu, et ta meeldib naistele, meestele, kõigile, mis liigub nagu hästi energiline, hästi väljendas mina neist ka. Ja see on lugu, mida mina ei räägi. No, ja siis ma, kui Suuts nagu hängis siin Euroopas, ma kogu sain aru, et ma pigem jõukast perest teen, nii et nojah, et ta on õppinud Harvardis, siis on Indias nagu teeb neid filme, et nagu jah, et ta ilmselgelt ei ole vaene. Ja siis kutsub külla enda juurde, lähme sinna Hannesele Vapuga ja selgub, et ta ei ole mitte vaene, vaid ta on fucking Maharaja nagu. Ta vanavad mingid teeistandused mitmes kohas, et mingi kõige kuulsam India teebränd on tema pere oma. Ja huvitaval kombel Suuts ise ka, et kui ta oli nagu siin, siis ta oli hästi Euroopalik. Indias oli mingi Reits Maharaja kohe väljas nagu. Et mingi kohe on kurta seljas ja mingi suurem India aktsent tuleb inglise keelde ja käsutab mingi teeni ja mingi teine tüüp. Ja tal olid väga toredad vanemad. Isa käis vaatamata sellele miljonäri staatusele hästi vanas ja kulunud dressis, mis oli suure Playboy logoga. Ja kauboi müts oli peas. Ja siis käis mööda teistandus ja näitas meid asju. Ja ta oli hästi naljakas huumorimeel, et talle meeldisid suhteliselt rõvedad praktilised naljad ja meil oli tore piknik Jire äärest, et siis kui me Jire äärest nagu mina, Suuts ja Hannes ja Vapu ja siis isa istub meie vastas, võtab hästi suure kivi ja viskab meie suunas, nii et vesi nagu plärtsi lendab peale, kui müllimärjad, juba külm on nagu kuskil kõrgel mägedes. Suuts isa oli ka tead nalja, siis läheb minema. Minema lihtsalt. Ja siis jah, temaga sain nalja ja Suutsi ema omakorda oli selline hästi nagu selline ta vanemad super suured sõbrad ei olnud oma vahel, et ikkagi arranged marriage, mis on nagu siiani läbiv teema. Aga nad nagu saavad hakkama. Et isa teeb äri ja siis ema vastutajad on siis igasugune kodusüsteemi. Ja siis ta ema oli hästi nagu selline esoteerika huviline ja nagu kõvasti igasuguseid Osho ja teiste vennikeste kujusid oli kodus. Ja siis reisi lõpus ta siis tuli minu Hannese ja Vapu juurde ja andis meile kõigile erinevaid raamatukesi, mis meid kõiki pidid aitama mingisuguste meie probleemidega. Ja ta pani need probleemid üli hästi paika, et ma ei mäleta, mis need Hannese ja Vapu omad olid, aga minu oma oli, vaatas mulle otsa, et sul ei ole mingit kannatust, sa tahad kõike kohe saada ja siis hakkas mulle mingi palveraamatu, et mul tuleks kannatust juurde, aga noh, ei ole tulnud. Oled sa lugenud seda üldse? See on kuskil mingi sügaval saates. Vahepeal
mul said küsimused otsa. Mul on tegelikult lisaküsimus, aga vahepeal uurin, et kas võib-olla tahab keegi publikust midagi küsida? Siin on päris palju neid reisiselle kohal. Näiteks Andrussist on säravad hetked on Andrussi raamatus. Jah, kuidas sul oli liiga palav. See oli väga armas. Jah. Ma arvan, Priidul on see pilt kohe silme ees, kuidas Andrussil liiga palav oli. Reinkarnatsioon, ta tuli ühe palav. Just küll räägi sisu ära. Okei, mul on jah, see lisaküsimus. Või tahad, ma loen mõne küsimuse ette. Las nad küsivad. Sorry. Tahaks metodoloogiast küsida, vaata kuna tegu on ilukirjandusega, siis kuidas sa siis panid kõik kirja, kas sul oli mingi päevik või? Ei, see on see, et mul on üldiselt nagu erakordselt siit mälu, eriti viimasel ajal, aga seal olles kõik need kogemused on nii teravad, et nad vist jäävad hästi meelde. Ja pluss on see, et kuna ma olen neid lugusid korduvalt nagu kõikidel sõpradel 100 korda juba rääkinud, nagu, aga seal on mingeid lugusid, mis ma ei ole teile rääkinud, siis nagu kuidagi ma olen ise endale pähe tuupinud neid lõpuks. Mida ma ei tahtnud teha sellist nagu täpselt lineaarset lugu, et mingi ärksin hommikul üles, sõin mingit seda banana pancake'i ja siis läksin sinna ja tegin seda, et tegelikult Suutsi abiga, kui ta oli siin Eestis, siis me koos arutasime, kuidas ma fakt teen seda ära. Esimene mõte oli teha üldse nii, et nagu, et on 3 liini, et üks on nagu reaalne koeratõppe, teine on mingisugused muud India seigad ja 3. liin on õudusfilm, kus mina olen koeratemplis vangis, kus Misha hoiab mind kinni ja siis nagu mingi see koer siga aitab mul põgeneda ja mingi siuke lugu oli, aga siis ma mõtlesin, et see on võib-olla too much nagu kirjastusele ja siis ma ei teinud seda. Aga jah, et on 2 liini, et me hüppame kogu aeg mingi erinevate ajatsoonide ja olukordade vahel, et iga hoiakaks. Vahepeal oli isegi natuke raske jälgida, mõtlen ausalt, et ma ei saanud nagu täpselt aru, kus sa täpselt nagu oled. Aga siis nende reisisellide järgi enam-vähem nagu saad aru, et nüüd sa oled jälle teises kohas ja ajas. Aga ma kujutan ette, et see India kogemus... Kui teil on segadust, võib mulle helistada jooksvalt ja siis ma saan. Aga ei, ma kujutan ette, et see India kogemus võib ka nagu selline olla, et sa nagu kuidagi sind tiritaks ühest kohast. Ma ise olen Indias kunagi käinud. Veits on selline tunne, et sa lihtsalt nagu mingi satud sinna, satud tänne, mingi asju juhtub nagu, et lihtsalt kodus planeeri enam-vähem see marsruut ära ja siis edasi nagu India ise hoolitseb sinu eest. Tegelikult on nii, et nagu varastatakse nii raha ära ja kõik. Ei ole. Aga kuidas sul kirjastusega läks? Ma võib-olla tahaks ka minna kuhugi reisile ja teha oma raamatu. Hästi läks üllatavalt. Kes see toimetaja juba lugenud? Pille oli toimetaja. Väga armas koostöö oli. Nagu armas koostöö oli sellest, et ma kartsin, et igal pool võetakse sõna fakt ja fakti ära. Kahjuks pole see ette alles. Et see kõlab umbes nii, nagu ma räägin, on juba väga hästi. See on hästi sinu näoga raamat. Et kuidagi... Võtu Hannes nagu. Hannes nagu raamat. No see on üks Anne reisisellidest. Hannes. Talle väga meeldis, aga Hannes oli veits ikkagi see, et räpana on ja nii, see ei meeldinud talle. Okei, ma teen oma lisaküsimuse leheküljelt 150. Kuidas on nii, et 2 suhteliselt identsest ja sarnastes oludes täiskasvanuks saanud inimesest üks ei ole kunagi Pärnust kaugemale liikunud, teine on aga jõudnud India ookeani äärde ja pannud siin püsti pelmeeniäri või pakub oma külalistemaja toakeses kulmude korrigeerimist? Miks mõni ei suuda ega taha olla eemal harjumuspärasest maailmast? Mõne seikluskeen paneb aga palmipilte nähes ta südame tuksuma ja igatsevalt lennupiletite hindu uurima, unistades kaugetest maadest. Tegelikult ma arvan ausalt öeldes, et see on paljus juhus, et ma arvan, kui kunagi Priidu sul veel siin ukerdab selle, et kui Priidu poleks kunagi mind Indiasse kutsunud ja kui Indrek ei oleks mulle selle lennupiletiga aidanud veits, siis ma arvan, et mul ei oleks tekkinud visu sellest eksootilisest reiside järgi, et jätsin kuskil Itaalias ja väga chill. Aga jah, et ma arvan, et see on juhus, et lihtsalt satud kuhugi ja siis sa jääd sõltuvuse sellest saad sellest tõuskeni öelda? Jah. Aga läheksid sa tagasi? Jaa, läheksin kindlasti. Mul on juba välja mõeldud uus see India plaan, kus käia
ja mis teha, et kui keegi tahab, lähme koos. mina tegelikult lugesin ja mõtlesin, et võiks täiega minna koos. Lähme. ja. ma hullult kardan kõiki neid krokodille ja lehmasid ja koeri, kellest sa kirjutasid, aga lähme. Lähme jah, ma lähen kohta, kus krokodille ei ole. Igal pool nagu Andamanidel ei saa siis minna, seal oli põhisitt oli igal pool ikkagi, et mingi ära tule veel lähedale krokodille toimuvad siin. Võimas. Aga veel... Krokodille ei ole, oleks palju. Ära tule, krokodille ei ole. Jah, aga sellist ei kohad väga siit. No lihtsalt puhas tegelikult ei ole krokodille, puhas on okei. I'll believe you. Aga ma annan veel võimaluse küsida mõne küsimuse. Mis hinnaklassiga tuleb arvestada, kui sõita Eestis? Mis hinnaklassiga? Odavaga. Umbes, et kui palju rahaliselt? Ma ei tea, selles mõttes võimalus on seinast seina, et muidugi sa saad sellest nagu Maharaja elustiili ka elada, aga ütleme nii, et see Maharaja elustiil tuleb seal kõvasti odavamalt kätte kui siin Euroopa Liidus. Ma ei tea, ööselises väga random murtsikus võib maksta kuskil 15-20 eurot. Toit päevas, kui sa nagu sööd tagasihoidlikult mingi, ma ei tea, ja joo alkoholi. On kuskil mingi 5 eurot. Kui sa natuke sööd väljas, natuke, ma ei tea, ostad mingeid seal puuvilju. Aga jah, et ma ei tea, mina Indias olles nagu ei ole, ma ei tea, ma lihtsalt võtan mingi raha kaasa ja siis ta saab seal otsa ikka selline. Ma soovitan, ma ise olen reisinud alati, võib-olla see on väga leim, aga see ei ole väga leim tegelikult. Ma olen alati reisinud Lonely Planetiga. Lonely Planetit tuleb muidugi osata lugeda, et kui Lonely Planetis näiteks üks koht oli linn nimega Hospet, et kui Lonely Planetis oli kirjutatud selle linna kohta, et võib-olla see ei ole kõige võluvam linn, see oli lihtsalt kõige rõvedam koht, kus ma polnud kunagi üldse elus käinud, see oli tõesti kui põrgu maa peal oli see koht. Aga jaa, et Lonely Planetis on üks mingi testamentid olemas, see teeb reisimise lihtsamaks, et seal on mingisugused toredad, ja ma ei ole palgatud Lonely Planeti poolt, et seda rääkima. Et siis, kui sa lähed mingisse riiki, kus, mis see lehtid tuleb? Rahvagaid ei ole käinud. No jaa, rahvagaid on ka okei, aga jah, et see teeb sinna sellist poolsada tööd ära ja sa ei pea kuskilt mingi ekraani taga ise mingi uurima hullult, et mulle meeldib reisiraamatuga reisida. Aga mis see maapealne põrk, kus sina jaoks oli? Sa ei kujuta, et sul kuidas ma ei oska seletada, ma pärast räägin. Okei. Ja veel odavam on osta minu koha. Väikesed Piña Colada täna 10% alla hinnas. Ja autor on siin, annab teile autogrammi. Ja siis ma sulle rikkaks, et kuulsed, siis sa rahvalt maksad palju. Investeerid. Minul on austatud küsimused otsas, aga siin on Helene. Kas oled valmis müüma juba õigused mingi sarja jaoks, näiteks Netflixi ja kes siis sind mängiks seal ja kes mängiks koer-siga? Meil on kõik kokku lepitud Suutsiga tegelikult, et Suuts teeb seda õndusfilmi versiooni kunagi ja ta tahaks, et Emma Watson näiteks mind, aga ma arvan, ma tahaks, et ise. Ja siis on nii, et ma ei tea, Piibule, kui värvida roosaks, siis võib-olla on kõik koer-siga, aga Piibu ei kuula sõna, see peab olema mingi muu koer. Tead, kui see Netflixi esindaja on siin kuskil, siis nagu... Juhuslikult, elukeskuses. Mängiksin raamatuses. See oleks vedamine. Aga üks reisiselidest Priidu, kas sa tahad ka mõne sõnaga sekka öelda? Mis minul staar, see ristub ka. Reisi hästi palju, ma tahan näinud seda, mida kaugemalt. Ja koguge raha ja minge reisima. Ärge oska veel atendat pengudest. Onge kõrval ja... Aga siis ilus noot, millal lõpetada. Jah, aitäh, väga tore, et te tulite siia ja jah, tšau. Me veel oleme siin, nii et kui on